No ma olen päris palju mõelnud, et miks on inimestel tänapäeval kergem välja mõelda düstoopiaid kui utoopiaid või vähemalt usutavaid või põnevaid düstoopiaid, mitte usutavaid ja põnevaid utoopiaid. Ja no üks võib-olla kõige lihtsam vastus on see, et me ju mingis mõttes juba elame düstoopias, ütleme, keskkondlikus mõttes elame kindlasti juba düstoopias. Me elame mingisuguses maailmas, mida võib-olla 100 aasta eest ei näinud keegi oma kõige halvemaski unenäos ette. Me upume prügi ja mürkide sisse. Aga mulle tundub, et võib-olla üks võimalik vastus sellele küsimusele, et miks on üldse utoopiaid, usutavaid utoopiaid raske välja mõelda, peitub võib-olla selles, et sellele küsimusele liginetakse kuidagi valest suunast. Et kuidagi vaadatakse kuidagi väljaspoole või ümberringi või oodatakse sellelt küsimuselt mingisugust laiaulatuslikumat sotsiaalset vastust. Et just kui ühiskond peaks muutuma utoopiliseks või teostama utoopiat. Ja mingil määral ühiskonnad ja ka demokraatlikud ühiskonnad seda ka teevad, aga kuidagi sellise ääri-veeri ja silmakirjalikult ja kuidagi kaude. Et ei kaoks see demokraatliku ühiskonna selline selgroog. No ma ei tea, näiteks Soomes on automaks, eks, et kui inimene sõidab väga vana autoga, mis väga palju heitgaase toodab, siis ta peab maksma seda suuremat automaksu. Aga mulle tundub, et kui rääkida utoopiatest, siis peaks hakkama kuidagi liginema sellele küsimusele hoopis teisest otsast, ütleme siis iseendast, üksikisikust. Et küsimuse siis saab püstitada kuidagi väga lihtsalt, et kas utoopia peaks teostuma kuidagi ühiskonna kaudu või peaks ta teostuma üksikisiku kaudu, kas ta peaks liikuma ühiskonnalt üksikisikule või üksikisikult ühiskonnale. Ja kui mina peaksin valima nende kahe vastuse variandi vahel, siis ma vastaksin, et pigem ikkagi üksikisikult ühiskonnale. Et loeb iga inimese vastutus. Et on väga kerge, näiteks kas või nende samade keskkondlike probleemide valguses öelda, et need on nii suured probleemid, üksikisiku jõud käib nendest probleemidest üle, mis vahet on, kas ma lasen ööpäev läbi kraanist veel joosta, kui kusagil mingi tehas, laseb seda teha 1000-kordselt. Et mis sellel minu panusel siis vahet on või mis rolli see mängib, aga mulle tundub, et sedasi lükatakse vastutus enda kaelast ära. Eks ju, et inimesed põhimõtteliselt ju pooldavad tuuleenergiat, taastuv energia ja loodussäästlik keskkonnatundlik energiavorm, aga mitte minu tagaõuele, mitte minu hoovi peal seda tuulegeneraatorit. Et mulle tundubki, et see utoopia teostamine peaks algama isiklikust aktist või isegi isikliku aktide seeriast, mis peaks muutuma teatud sorti selliseks pidevaks meeleseisundiks. Ma lihtsalt toon ühe näite, ma hakkasin selle peale mõtlema eelmisel nädalal, kui ma olin Kreekas Samose saarel, mis ütleme siis eestlase jaoks on tõeline selline maapealne paradiis. Eks ju, ta on ühtaegu, see maastik on majesteetlik ja samas hubane, selline roheline. Eks ju, sa kõnnid sedasi seal kuskil väikses külas ringi ja siis korjad sedasi puu otsast viigimarja või mõne muu sellise eksootilise vilja lihtsalt sööd seda seal tänava peal. Ja siis juhtus selline asi, et me läksime ühele väiksele laevareisile, mida seal kohalikud inimesed korraldavad ja nad viisid meid ühe veel väiksema saare peale, kus on selline paradiisirand. Selline imeline paradiisirand, selline väga väikene saar, kus ei ela mitte kedagi peale sellise krõnksus vana saarevahi, kes siis karjatab seal umbes 100 kitse. Ja siis seal on selline paradiisirand, kuhu siis turistid viiakse. Ja kui me sinna randa saabusime, siis olid sellised tahvlid, kus öeldi, et palun ärge jätke oma prügi siia, et ka järgmised inimesed saaksid tulla ja seda paradiisiranda nautida. No siis me viibisime seal, käisime ujumas, see oli tõesti nagu pilt postkaardilt see rand pärit. Aga siis ma hakkasin kuidagi seal liiva peal istudes märkama, et siin on ikkagi mingi suitsupakk ja siin on ikkagi mingi kile ja mingi hetk hakkasin need lihtsalt siis kokku korjamiselt ja sain tegelikult oma koti sellise väikese vahesahtli prügitäis. Ja siis viisin selle prügi sinna laeva peale, mis meid siis tagasi viis Samose saarele.
ja siis seal laeva peal pakuti meile süüa. Ja siis oli tugev tuul ja siis osad need söögivahendid lihtsalt lendasid sealt laevalt merre, inimesed ei saanud midagi teha. Mingi hetk ma nägin kellegi plätud seal vees ulpimas. Et ühesõnaga seal paradiisis on tegelikult üsna palju prügi ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kas see minu nüüd tegu, et ma seal mingisugune 5-6 sellist plastikust ja tükki kokku korjasin ja prügikasti panin, et mis roll või mis tähendus või mis tähtsus sellel on, et see on nagu mingis mõttes võitlemine justkui nagu mingisuguse lootusetu asjaga ja ma ei räägi ja siis ma hakkasin mõtlema, et võib-olla tõesti, et ma räägin seda justkui nagu, et näidata, et mina vähemalt hoolin ja mina olen ikkagi kuidagi selline keskkonnatundlik inimene. Tegelikult ma arvan, et ma tegin seda tegelikult üsna egoistlikel ajenditel, sest ma tegelikult tahaksin mingil hetkel sinna saamusele tagasi minna ja võimalik, et ma tahaksin minna tagasi ka sellele paradiisi rannale, ma tahan, et oleks ikkagi enam-vähem puhas. Aga minu meelest ikkagi mulle tundub, et on ikkagi vahe selles, kas inimene korjab näiteks 2-3 ma ei tea, plastikutükki rannalt, kui ta seal käib ära või jätab nad korjamata. Mulle meeldib väga üks inglise kirjaniku David Mitchelli romaan Pilveatlas, mis tegelikult räägib nii-öelda üksikisiku vastutusest sellest, et mida saab üksikisik näiteks ebaõiglase sotsiaalse süsteemi vastu teha. Mis on üldse see üksikisiku roll ühiskonnas? Kuidas tema saab mingisuguseid suuri, ma ei tea, mingit süsteeme või suuri hoovusi või suuri tendentse muuta, kuidas tema üldse mõjutada saab. Ja siis seal on selline huvitav ookeani ja piisa metafoor, et siis raamatu finaalis siis tegelasele öeldakse, et mis see sinu protest või mis see sinu võitlus tähendab, et see on nagu piisake ookeanis. Ja siis see tegelane vastab, aga mis on ookean, kui mitte hulk piisku. Ja ma olen samamoodi mõelnud, et näiteks, et kui ma jätan selle tükikese rannalt korjamata, siis võib-olla suures plaanis see kellegi jaoks midagi ei tähenda. Et nii kusagil nurga taga, eks ju, mingisugune suur tootmine kallab merre 1 miljon sellist tükikest. Aga ma arvan, et ikkagi on vahe, kas mere sulbib 1 miljon plasttükikest või 1 miljon ja 1 plasttükikest. Ja kui oleks umbes 1 miljon inimest, kes igaüks korjaks ühe tükikese ära, siis me saaksime, eks ju, põhimõtteliselt sellise hea tulemuse, et mida rohkem inimesed nagu ise püüavad kuidagi nendele lootusetuna näivatele tendentsidele vastu hakata, seda rohkem tegelikult üldine pilt muutuks. Ja näiteks kujutame ette, et selle samale üksikule saarele läheb näiteks 5-6 inimest, kes mõtlevad, et looks seal sellise kogukonna, sellise täiusliku kogukonna, sellise mikroutoopia, siis ma arvan, et see mikroutoopia õnnestuks ainult sel juhul, kui iga inimene lähtuks enne kõike iseendast. Et kõige tähtsam on see, et ma olen nõudlik iseenda, mitte teiste vastu. Ma olen mõelnud, et meil inimestel on üks selline imelik komme, et me nõuame teistelt inimestelt sageli rohkem, kui me nõuame endalt, iseendalt. Eks, et tihtipeale me heidame teistele inimestele ette käitumist, mida me võib-olla ise igapäevaselt läbi viime või me eeldame inimestelt käitumist, milleks me ise võimelised ei ole. Aga et kui me alustaksime sellest, et me oleme iseenda vastu nõudlikud, eks ju, me püüame olla enne kõike ise pisut heatahtlikumad ja pisut empaatilisemad ja pisut eneseiroonilisemad ja pisut tundlikumad ja pisut tähelepanelikumad. Täna olen pisut tähelepanelikum enda suhtes, kui ma olin eile. Siis ju see kandub ka kõigele ümbritsevale, eks, mitte siis ainult keskkonnale, vaid ka teistele inimestele. Siis kui ma olen iseenda tegemiste vastu tähelepanelikum, kui ma mõtlen järele, miks ma teen nii ja mitte teisiti ja kas ma saaksin teha kuidagi teisiti, kui ma parasjagu teen, siis see ju kandub üle ka kõigele, mis on minu ümber. Nii et mina arvan, et kui hakata utoopiat teostama, siis sedasi tasapisi, aga järjekindlalt iseendast alustades. Et see utoopia on inimene ise 2 jalal, see mõtlev masin, kes siis iga päev püüab saada üha paremaks iseendaks. Ja kui me kujutame ette, et selliseid inimesi tekib üha rohkem juurde või sellist meelelaadi tekib üha rohkem juurde, siis ühel hetkel tekivad juba suuremad sellised utoopia pesad või miks mitte utoopilised kogukonnad.